Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt. Täna on 8. juuni ja ma tahaksin teha ülevaate nendest väljaannetest, milles on minu artiklid sees. Ja siis alustaksin vast kõigepealt Õhtulehest, sellepärast et Õhtulehes oli üks selline lugu sees 3.–6. juunil, milles on juttu sellest, et Illar Kohvi ahistati Pärnus ja sõnaga, et Pärnus Tallinna maanteel oli üks niisugune juhtum ja sõnaga, et üks niisugune purjakil naine tuli järsku selja tagant nii-öelda käperdama ja siis sõnaga sellisest asjast, et minule niisugused asjad ei meeldi, kui mind võõrad tulevad käperdama. Et igal asjal olgu oma piirid ja viisakust ja nii edasi. Mina ise ei lähe ka võõrad inimesed käperdama. Nii et see lugu siis Õhtulehes. Aga siis ma teeksin vahepeal ülevaate juunikuu ajakirjas Lemmik sõnaga. Ja juunikuu ajakirjas Lemmik on minu intervjuu selgeltnägija Toomas Ariaga. Toomas Aria kass sööb koos peremehega suppi ühe sõnaga, et selline vahva lugu ja siis Toomas Aria kass sõnaga on siin näha. Nii, ja siis samas juunikuu ajakirjas Saatussaladused on minul 2 intervjuud, et üks neist on Tre Raadio saatejuhi Kaisa Hälviniga, esikaanelugu suisa. Ja vaatame sisse ka, siin täna tuul kipub neid lehti sasima kangesti. Nii et näed, ei saagi. Nii, Kaisa Hälvinist. Päris mitmel lehekülje peal ühesõnaga pildid ja juttu, nii et ja siis teine intervjuu on, tähendab mul selgeltnägija ja kervendaja Ervin Hurtaga ühesõnaga. Et Ervin Hurt ütleb, et ärge laske teistele enestele piire seada, sõnaga, et siin on ühest mingisugust probleemist juttu, mis nagu telesaates Kuu uurija on ka jutuks olnud. Nii, et siin niisugune pikem intervjuu on siis Ervin Hurtaga sees ühe sõnaga. Nii et selline siis juunikuu ajakiri Saatussaladused. Nii, aga siis täna on 8. juuni ja täna Nelliteataja esilehekülje peal on minu lugudest 2 pealkirja, et Kadri Simson annetab sõnaga toitu toimetulekuraskustes inimestele. Ja samas on Reena lugu, et Pärnu piletikontroll seadis ohtu lapse tervise, et sõbrapalel 14. veebruaril juhtus Pärnus selline asi, et sealt ohtu lapse tervis. Nii, siis leheküljel 2 on juttu sellest, et Riisa külas oli kohvikute päev ja sõnaga, et eelmisel pühapäeval siis oli Riisa külas rahvakohvikute päev ja siin kommenteerivad veel Ülle Riismann, räägib sellest, et esimese riigivanema Ants Piibu naine Benita oli pärit Riisalt ja siis Aivar Ruukel Saaliselt kommenteerib kohvikute päeva. Ja siis niimoodi. Ja siis Kadri Simsoniga intervjuu on siin 3. lehekülje peal. Ja siis jätkub siin siis veel edasi, vaatame. Jätkub leheküljel 9 sõnaga, et minister Kadri Simsoniga intervjuu. Nii, ja siin on siis leheküljel 8 on pikem lugu nagu siis sellest Reena Liiguse lapselapsega seonduvast, et Pärnu piletikontroll seadis ohtu lapse tervise. Et jah, siin see on niisugune lugu, et igaühel tasuks seda lugeda ühesõnaga. Et siin andsid kommentaari nii Pärnu linnapea Romekos Ekraanius kui ka siis Andrus Kärpuk, aga see Piret Saar, kes on nagu nii-öelda peasüüdlane selles rollis, et see ei ole mu ühegi kirjale vastanud ühesõnaga, et kui ta tahab olla nii upsakas ja ennast täis, et las ta siis olla, aga ma arvan, ja siin on üks tore lugu, et kontroll kontrollib ise ennast ühesõnaga, et noh, kõik siuke asjad on nagu, siin ongi pealkirjas öeldud, et võimalik, et Pärnus on selline asi. Et jah.